Selleks, et laps tuleks igapäeva elus toime kõige vajalikuga, on tal vaja saada teadmisi ja kogemusi ümbritsevast elust. Alushariduses on oluline, et laps õpiks kogemusliku tegevuse kaudu, oskaks oma tegevust eakohaselt analüüsida ning õpiks ka vastutama. Õppimist suunavaks teguriks on lapse enda aktiivsus, tegusus ja mäng. Teadmine, teadasaamine ja tegutsemine kuuluvad ühte. Selle kaudu saab laps lahendada probleeme ja hinnata oma tulemusi. Õpetaja ülesandeks on kasvatusliku eesmärgistatud mängulise tegevuse pakkumine, milles laps satub situatsioonidesse, kus ta saab aktiivselt kaasa mõtelda ja tegutseda. Erinevaid õpisituatsioone pakkudes omandab laps mitmesuguseid teadmisi, käitumisviise, hoiakuid ja suhtumisi. Koostöös Tartu ja Maanteeametiga on valminud paljudesse Eesti lasteaedadesse liikumisväljakud, mis pakuvad rühma- ja liikumisõpetajatele mitmekülgsed võimalust seal läbi viia kõiki ainevaldkondi integreerivaid tegevusi. Eriti hästi sobib see väljak liikluskasvatuse algteadmiste ja põhitõdede edasiandmiseks. Siinkohal ei õpetame lastele mitte ainult liiklust, vaid loome võimaluse praktilise tegevuse kaudu omandada teadmisi ka liikluskultuurist, koostööst ja turvalisusest. Tallinna Kadaka lasteaias kasutatakse liikumisväljakut eripalgeliste tegevuste läbiviimiseks, millesse on integreeritud kõik lasteaia õppekava tegevusvaldkonnad. Tegevused on mängulised ja lastele eakohased. Läbi selliste õppetegevuste omandavad lapsed sotsiaalseid ja kõlbelisi väärtusi ning elementaarseid käitumisnorme. Areneb iseseisev mõtlemine ja suhtlemis- ning koostööoskus. Õpitakse tegema meeskonnatööd, märkama kaaslast ja abivajajat toetama. Mängud eeldavad erinevate situatsioonide märkamist ja teadvustamist ning vastavalt olukorrale läbimõeldud tegutsemist. Lasteaias omandatud teadmised ja kogemused liikluskasvatuse eelõppest peaksid jõudma ka vanemateni. Sellepärast on oluline korraldada ühiseid perepäevi või liiklushommikuid, kus lapsed koos isa-emaga saavad õpitud läbi mängida. Lastevanemate abi kasutades võib liikumisväljakule rajada lihtsamaid takistusi ja tõkkeid, et muuta rattasõidu õppimine põnevamaks. Kui me soovime kasutada liikumisväljakut liikluse algteadmiste andmiseks, siis võib lastele selga panna ka helkurvestid. Sel juhul kinnistub lastele arusaam, et tänav ei ole mängukoht. Kui kasutame liikumisväljakut mänguliste tegevuste läbiviimiseks, siis turvaveste selga panna vaja ei ole. Allpool toodud mängud on üles ehitatud järgmiseks. Mängimiseks vaja ehk siis vajaminevad vahendid, hakkame mängima ehk mängukirjeldus ja tarkusetera ehk vastava tegevuse eesmärgid. Kõikide mängude tegevuste juurde saab õpetaja kasutada oma loovust, liita mitu mängu omavahel kokku, muuta neid oma laste jaoks eakohasemaks, kasutada lisavahendeid ja nii edasi. Ikka vastavalt õppetegevuse eesmärgile. Õige või vale? Mängimiseks on meil vaja rohelist ja punast kinnast igale mängijale. Roheline kinnas pannakse paremasse ja punane vasakusse kätte. Kindaid võib asendada vastavat värvi ketas, lindike või muu selline. Kindad on ka mängujuhil. Kordame veel kord üle. Roheline värv on siis paremas käes ja see on vastus õige. Ja punane värv on vale. Mina küsin sinu käest nüüd küsimust, aga sina näitad oma käega, kas õige või vale. Lapsed seisavad viirusjoone taga. Mängujuht seisab laste ees näoga laste poole ja hakkab esitama küsimusi, väiteid liiklusohutuse ja liikluskultuuri kohta. Õige väite puhul annavad lapsed märku parema käega, vale väite puhul aga vasaku käega. Väga tubli. Eelnevalt võib kokku leppida erinevad teemad ja mida küsima hakata. Näiteks käitumine ühissõidukis, käitumine tänaval, ohutusnõuded jalgrattaga liiklemisel, liiklusohutus erineval aastaajal. Iga väite järel arutletakse üheskoos antud teema üle. Selle tulemusena harjub laps kasutama paremat ja vasakut poolt ning laps kogub teadmisi ohutust liiklemisest ja liikluskultuurist. Mäng vaatan ja astun. Punase joone juures peatun, tõstan punase kinda. Rohelise joone juures tõstan rohelise kinda. Siin on mängimiseks vaja taas rohelist ja punast kinnast. Mängijad alustavad teekonda kolonnis, hoides pikivahet. Pikivahe on lapse ette sirutatud käeulatus. Liigutakse liikumisväljakul tee parempoolsel serval. Rada läbides tuleb jälgida teel olevaid punaseid ja rohelisi üleminekuid. Rohelise alani jõudes antakse märku parema käega ning liigutakse edasi peatumata. Punase alani jõudes peatutakse stopp ja antakse märku vasaku käega ning alles seejärel liigutakse edasi.
Jälgides rajal olevaid kujundeid, nooli ja värve, lepitakse enne mängu algust kokku, millise liikumisviisiga mingit ala läbitakse. Näiteks sulghüpped, slaalom, paarisliikumine ja nii edasi. Põhireegliks jääb alati peatumine punase ala alguses, sõltumata liikumisviisist. Lapsed võivad joonistada väljakule juurde geomeetrilise kujundeid ja mõelda sinna juurde põnevaid liikumisviise. Pärast mängu lõppu arutletakse, milline teelõik oli kõige kergemini raskemini läbitav. Kas saadi hakkama hüplemise, peatumise ja pikivahe hoidmisega. Laps teab, et kõnnidel liikudes hoitakse tee parempoolsesse serva. Laps tunneb valgusfoori tulede tähendust, punane stopp, kollane oota, roheline mine. Laps tunneb pikivahe mõistet ja pikivahe hoidmise vajalikust liikumisel. Laps harjub kasutama paremat ja vasakut kätt ning laps tunneb tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid, ring, ruut, nelinurk ja kolmnurk. Mäng leia õige kujund. Liikumisväljakule joonistatud geomeetrilised kujundid, ring, ristkülik, ruut ja kolmnurk. Nende puudumisel joonistatakse kujundid maha kriidiga. Vastavalt mängujuhi korraldusele leitakse väljakult kolmnurk, ring, ristkülik või ruut ja seistakse sinna sisse. Nüüd hakatakse vahetama kohti. Näiteks omavahel vahetavad koha kõik ringid, seejärel ruudud, ristkülikud ja kolmnurgad. Kui mängujuht hüüab liikluskeeris, siis leitakse endale uus kujund ja mäng jätkub. Mängujuht juhib laste tähelepanu sellele, et liikumisväljakul olevad geomeetrilised kujundid on liiklusmärkidega sama kujuga. Sellest mängust tulenevalt laps tunneb erinevaid geomeetrilisi kujundeid. Laps teab, et liiklusmärke on erineva kujuga ning laps on tähelepanelik ja reageerib märguandele. Teatevõistlus. Punane, kollane, roheline. Mängimiseks on vaja 3 värvi, punast, kollast, rohelist, liivakotid, väikesed rõngad, kettad, pallid või muu sarnane, igale meeskonnale 1 komplekt. Hakkame mängima. Liikumisväljakule 15–20 meetri kaugusele pannakse maha 2 punast, kollast ja rohelist liivakotti. Lepitakse kokku, millise liikumisviisiga läbitakse rada, kasutades maas olevaid kujundeid, nooli, värvide üleminekuid ja nii edasi. Kui väljakul kujundeid ei ole, siis saab neid ise kriidiga juurde joonistada. Põhireegel on see, et punasele alale ülemineku juures on alati vaja korraks seisma jääda ja alles seejärel edasi liikuda. Mängijad rivistuvad 2 kolonni stardijoone taha. Liikumist alustatakse alguspunktist nii, et ühe meeskonna mängijad lähevad väljakul ühes ja teise meeskonna omad teises suunas. Korraga stardivad 2 mängijat kummastki meeskonnast 1. Mängujuht ütleb enne igat starti, mis värvi liivakott on vaja rada lõpetades üles tõsta. Pärast starti läbivad mängijad raja kokkulepitud liikumisviisil, punast alad ees peatudes ja raja lõpus õiget värvi liivakotti üles tõstes. Iga mänguringi järel arutletakse, kas mängijad täitsid ülesande õigesti ja jagatakse kiiremale täpsemale mängijale punkte. Tublim startija on see, kes läbib raja täpsete reeglite järgi, jõuab esimesena liivakotini ning tõstab õiget värvi liivakoti üles. Mängija, kelle ülesanne õnnestus paremini, toob oma meeskonnale punkti. Punkti arvestust peab mängujuht või meeskonnad ise. Mängule lisab raskust see, et rada tuleb läbida kiiresti ja on vaja jälgida reeglit. Punase ülemineku juures alati stopp. Oluline on mängu lõpus üheskoos analüüsida, kas mängija täitis korralikult kõiki reegleid. Selle mängu tulemusena laps peab kinni kokkulepitud reeglitest ja püüab neid täita. Laps teab punast, kollast ja rohelist värvi. Laps tegutseb ühes meeskonnas ning analüüsib, mis õnnestus, mis mitte. Mäng jalgrattur ja autojuht. Mängimiseks on vaja silmaklappe või salli. Lapsed moodustavad paarid. Esimene laps on jalgratas ja paneb silmaklapid pähe. Teine on jalgrattur, kes hakkab ratast selja tagant juhtima, hoides käsi tema õlgadel. Rattur juhib ratast vajadusel teda õlgadest pöörates paremale või vasakule. Peatumiseks pigistatakse ratast kergelt mõlemast õlast. Mängu keskel on rääkimine keelatud. Katsu, et sa külgmistele joontele peale ei astu. Rajal on vaja täita mängujuhi poolt antud korraldusi, näiteks sõita kujundite vahel slaalomit, liikuda tee parempoolsel serval ja iga kord peatuda punase ala alguses. Selle mängu tulemusena oskab laps pimesi sõbra abil pöörata paremale ja vasakule ja peatuda märguandel ette nähtud kohas. Laps oskab anda märku pööramiseks paremale või vasakule sõbra õlale patsutades ning laps teadustab koostöö tegemise vajalikkust.
mäng peeglitega. ja mina hakkan tagurdama ja hakka mulle vastu tagurdama. Proovime koos leida teineteist üles. Mängimiseks on vaja peeglit igale mängijale. Mida suurem on peegel, seda lihtsam on lapsel mängida. Tagurdamine. Lapsed jagunevad paaridesse. Paarilised panevad seljad vastamisi ja asuvad teineteisest 3 sammu kaugusele. Seejärel tõstetakse peegel enda silmade ette ja otsitakse sõber peeglisse vaadates üles. Nüüd tuleb selg ees sõbra juurde tagasi tagurdada, ise kogu aeg peeglisse vaadates. Ja 3 pikka sammu ja 1, 2. Mängida võib 2 moodi. Paarilised tagurdavad seljad jälle kokku või tagurdatakse teineteisest mööda. Ja sa võid, tule siia kõrvale ja proovi ka ette. Joonel kõndimine. Selles mängus liigutakse mööda liikumisväljaku jooni, hoides peeglit silmade kohal suunaga allapoole. Püütakse kõndida mööda joont, sellelt maha astumata, ise kogu aeg peeglist joont jälgides. Nooremate lastega võib kõndida mööda väljaku rada nii, et raja külgmistele joontele peale ei astutaks. Mängu lõpus arutatakse üheskoos, kus võib liikluses vaja minna peegli kasutamise oskust. Kas mängud õnnestusid esmakordsel läbimängimisel? Tänu sellele mängule saab laps aru, et peeglit kasutades saab vaadata enda selja taha, laps oskab teha sõbraga koostööd ning õpib hoidma tasakaalu. Postiljon. Vaata, mis on, milline pilt on ümbriku peal. Mänguks on vaja postikotte, ümbrikuid ja postkaste. Mängijad saavad endale kotid ümbrikega, millel on ohutuse või liiklusega seotud märgid. Igas kotis on näiteks 8 erineva pildiga ümbriku. Mänguväljakul on sama arv postkaste ning need on tähistatud samade piltidega, mis on ümbrikel. Mängijate ülesanded on järgmised. Liikuda parempoolselt eeserval, peatud alati punase ala juures, panna iga ümbrik õigesse postkasti. Jälgida ümbrikele olevaid pilte ja need meelde jätta, vastu tulevaid postiljone tervitada. Mängu alguspunktis saadetakse postiljonid teele erinevates suundades. Kui kirjad on postitatud ja mängijad on alguspunktis tagasi, küsib mängujuht, milliste piltidega kirju postiljonid postkastidesse toimetasid. Seejärel tuuakse postkastid kokku ja kontrollitakse, kas kõik kirjad on õigetes kastides. Pildid ümbrikel on helkur, kiiver, turvavest, jalgrattaohutustuled, liiklusmärgid, bussi- ja trollipeatus, ülekäigurada, jalgratta- ja jalgtee, jalgrattasõidukeeld, valgusfoor. Mängu lõpus arutatakse üheskoos, milliste elukutsete esindajad töötavad tänavatel, milliseid nendest märkidest oled kohanud teel lasteaeda ja millal on tark kasutada helkurvesti ja turvavesti. Sellest mängust tunneb laps lihtsamaid liiklusmärke ja turvalise liiklemise abivahendeid tänaval. Laps suudab meelde jätta 3-4 ülesannet ja need täita. Helide kuulamine. Mängimiseks on vaja silmaklappe igale mängijale. Mängijad on vabalt väljakul peas silmaklapid. Mängujuht proovib tekitada erinevate esemetega, näiteks viled, rattakell või muu selline helisid. Mängijad peavad käega näitama, kus poolt nad heli kuulevad. Lapsed kontrollivad, kas näidatud suund on õige, võttes silmaklapid peast. Ära ja hoia kätt, vaata, kas sa näitasid õigest suunas. Mängu kordudes vahetab mängujuht iga kord kohta. Üheskoos arutletakse, miks on oluline tänaval kuulda helisid. Sellest mängust laps teab, et tänaval on kuulda palju erinevaid hääli ja oluline on neid panna tähele. Laps oskab kuulata ja määrata heli suunda. Mäng politsei küsib. Mängimiseks on vaja igale mängijale auto või nukuvanker ning saavad politseinikele. Autode ja nukuvankritega mängijad liiguvad liikumisväljakul tee parempoolsel serval. Liikumist alustatakse alguspunktist nii, et pooled mängijad lähevad väljakul ühes ja teine pool teises suunas. Kehtib sama reegel nagu mängus vaatan ja astun, et punase ala alguses alati peatutakse ja teel olles hoitakse pikivahet. Vastutulijatega kohtudes tervitatakse ja möödutakse üksteisest ohutult. Politseinikud seisavad liikumisväljakul.
Nende ülesandeks on peatada valikuliselt mängijaid ja esitada küsimusi ohutu liiklemise kohta. Küsimused esitatakse nii, et vastata saaks kas jaa, ei või ühe sõnaga. Näiteks, kas tänaval võib mängida palli, milline on Euroopa hädaabinumber, sõiduteed ületan selleks ette nähtud kohas ja nii edasi. Kui liikleja vastab valesti või ei tea vastust, siis politseinik abistab teda. Sama mängu võib mängida ka tõukeratastega. Mängu lõpus arutatakse üheskoos politseinike poolt esitatud küsimuste ja liiklejate poolt antud vastuste üle, kas eksimusi oli palju. Sellest mängust laps teab, et kõnnidel liikudes hoitakse tee peal parempoolsesse serva. Laps tunneb pikivahe mõistet ja pikivahe hoidmise vajalikust liikumisel. Laps teab, et politseinik on liikluse korraldaja, kelle märguandeid ja juhiseid tuleb järgida. Laps oskab esitada küsimusi, tuginedes eelnevatele algteadmistele ja tõdedele liiklusest. Takistused liikumisväljakul. Mängimiseks on vaja väikest puidust mäge, liikuvad kaldteed, erineva kõrgusega takistusi alt läbi sõitmiseks. Jalgrattaga sõiduoskuse õppimine eelkooliealses eas on väga tähtis. Jalgrattaga sõitmist võib hakata lapsele õpetama juba 2-aastaselt. Jalgrattasõidul läheb vaja head tasakaaluoskust, silm, jalg ja silm-käsi koordinatsiooni ning parema ja vasaku keha poole koostööd. Enne kui pannakse maha takistused, peaks laps proovima sõita väljakul kujundite vahel slaalomit kitsal teel, seejärel külgmistel kitsastel joontel, et harjutada tasakaaluoskust. Selle harjutuse puhul võib paluda lastel ka vaadata korraks taha, kuidas ratas käitub, kas jäädakse rajale või kaldutakse kõrvale. Enne takistuse ületamist ratastel tuleks lastel lasta see ka lihtsalt läbi joosta. Alles seejärel hakkavad lapsed liikumisväljakul takistusi ületama tõuke- ja jalgratastel. Reeglid on endised, punase joone taga tuleb peatuda ja hoida pikivahet. Nüüd saavad lapsed kasutada kõiki liikumisväljakul varem õpitu oskusi. Juurde lisandub pidurdamisoskus, mida proovitakse algul aeglasemal kiirusel, hiljem lisades kiirust. Õpetajad peavad olema takistuse ületamisel lastele abiks ja jälgima kõiki ohutusnõudeid. Sellest mängust laps teab, et rattaga sõites peab kandma turvavarustust. Jalgratas on keskkonnasõbralik liikumisvahend ning ratas peab olema sobiva suuruse ning vastama liiklusvahenditele kehtestatud nõuetele.